Pärast 9 tundi järjestikust õhuhäiret. 20. augusti öösel. Ründasid venelased praegu juba 20. augusti päeval taas Kiievit reaktiivdroonidega. Ja nüüd ilmub monitooringu kanalitelt teavet selle kohta, et 21. augusti öösel valmistavad venelased ette uut massiivset raketirünnakut Ukraina pealinna vastu. Ilmselt sellepärast, et nad ei hävitanud täielikult toidulaosid Kiievi lähedal. Praegu ilmub üha rohkem teavet venelaste raketirünnaku tagajärgede kohta. 20. augusti ööl eelkõige üheks vaenlase sihtmärgiks olid suurte kaubandusvõrkude laod, eelkõige toidulaod. Ja selle taustal ilmub üha rohkem muret tekitavaid artikleid juba lääne meedias selle kohta. Kahjuks ei õnnestu enam varjata infot selle kohta, et Ukraina supermarketite riiulitel on üha vähem ja vähem toiduaineid. Ja täna ilmus selline, liigutav artikkel väljaandest New York Times, mis kirjeldab just pealtnägija sõnu sellest, mis toimub näiteks Kiievi supermarketite ketis Silpo. Aga seal kahjuks riiulid tühjenevad, sest venelased ründavad just kaubandusvõrkude ladusid, eelkõige muidu toidukaupluste omi. Ja selle saate alguses tahan ma teile näidata seda fotot. Sellel fotol näete ladu, toiduladu, kus hoiti tavalisi arbuuse. Ja sellele laole lõid venelased täna öösel oma raketiga. Ja selles kontekstis, nagu te teate, Ukraina võimud paluvad partneritel aidata Ukraina õhuruumi kaitsmisel, anda rohkem raketi õhutõrje jaoks. Aga praegu seda veel ei ole. Küll aga ilmus info, et NATO luurelennuk jälgib pidevalt Poola loode osas. Seda kinnitavad AirNow radari andmed ja just nimelt Boeing E-3A lennuk. Sentri jälgib pidevalt, et jumala eest Vene raketid ei lahkuks Ukraina territooriumilt ega lendaks Poola suunas. Seal nad kaitsevad. Aga anda Ukrainale rohkem Patriot-rakette, et venelased ei põletaks toidulausid maha, nad ei saa. On teada, et korduva rünnaku tagajärjel põleb praegu Kiievis ärikeskus, seega arutame nüüd koos teiega operatiivset infot. Minu nimi on Aleksei ja enne kui alustame, palun tellige nagu ikka seda YouTube'i kanalit. Me liigume 300 000 tellija poole, seega olen tänulik iga teie tellimuse eest. Niisiis, juba pärast kella 17.00 Kiievi aja järgi ründas Venemaa taas Ukrainat droonidega. Kiievi kohal lendasid taas reaktiivsed droonid Shahed. Selle rünnaku tagajärjel puhkes Kiievi Holossevski rajoonis ärikeskuse hoones tulekahju. Sellest teatas Kiievi linnapea Vitali Klitschko. Ta märkis, et kõik hädaabiteenistused suunduvad tulekahju sündmuskohale. Nagu teatas Kiievi linna sõjaväe administratsioon, sai esialgsetel andmetel Holossevski rajoonis 2 inimest vigastada. Samuti leidsid päästjad sündmuskohalt 1 hukkunud inimese. Tahan märkida, et täna öö läbi ründas Venemaa õhus Kiievit ja selle ümbrust. Vaenlase rünnaku tagajärjel ööl vastu 20. augustit hukkus 15 inimest. Veel 39 inimest sai vigastada ja 12 inimest õnnestus päästa. Ja päeval jätkub vaenlase rünnak. Alates kella 9 hommikul on Kiievis juba 4 korda kõlanud õhuhäire. Ja kahjuks ilmub seirekanalites teavet selle kohta, et ööl vastu 21. augustit üritavad venelased tõenäoliselt taas korrata oma õhurünnakut, kasutades taas ballistilisi ja tiibrakette. Tänapäeval jätkavad nad ründamist reaktiivsete droonidega. Lisaks teatas Siseministeerium, et Kiievi politsei jätkab vaenlase kombineeritud rünnaku tagajärgede fikseerimist Kiievis. Tabamiskohtade lähedal Darnõtski, Svetošinski ja Solominski linnaosades töötavad mobiilsed politseipunktid. Praeguseks on linnas vastu võetud üle 300 avalduse vara kahjustamise kohta. Ja öise Venemaa rünnaku taustal ilmub üha rohkem teavet selle kohta, kelle või milliste objektide pihta venelased lõid.
Tahan märkida, et Venemaa Föderatsiooni kaitseministeeriumis väideti, et nad olevat rünnanud droonide ja Flamingo rakettide tootmiskohti. Tegelikult see nii ei ole. Märgin, et venelaste massiivne rünnak algas umbes südaööl. Alguses lasid venelased ballistilisi rakette Kiievi oblastisse, seejärel lendasid tiibraketid, banderoolid ja droonid. Eelkõige õhuvägede teate kohaselt. Venelased kasutasid rünnakuks ballistilisi rakette Onyx, Zircon, Iskander M, S-400, 36 tiibraketi H-101, Iskander ja H-59, 8 tiibraketi Kalibr, 2 banderolli ja 168 Shahedi drooni, kusjuures umbes pooled neist olid reaktiivsed. Ja päeval jätkasid nad nende reaktiivsete Shahedidega Kiievi pommitamist, mille tagajärjel süttis ärikeskus. Ja nüüd saab teada, et nad ründasid ladusid. Eelkõige teatas supermarketite kett Fora, et nende laole Kiievi oblasti Martussivkas tabas raketirünnak, kus hoiti värsket kaupa. Ettevõte hakkas seda ladu kasutama alles eelmisel nädalal, pärast eelmist Venemaa rünnakut Fora logistilisele infrastruktuurile. Ettevõtte pressiteenistus teatas, tsiteerin: täna kohandame taas marsruute ja otsime lahendusi, et teie lemmiktooted oleksid jätkuvalt kättesaadavad. Samuti sai öise pommitamise tagajärjel Vene vägede rünnakus kannatada Prantsuse kosmeetikabrändi Yves Ivroche kaupluste kett. Ettevõte märkis, et massiivse rünnaku tagajärjel sai kahjustada ladu, kus hoitakse naiste kosmeetikat. Just sinna löödi. Selle taustal peatas ettevõte ajutiselt veebitellimuste vastuvõtmise ning taastamistööd jätkuvad. Lisaks teatas ettevõte Faini Ljõdu, need kes teevad jäätist, et Venemaa öise rünnaku tagajärjel hävitati jaotuskeskuse ladu. Kiievis hävitati laos, mis varustas toodetega koguni 13 linna, tonne jäätist, seadmeid ja transpordivahendeid. Ettevõte kinnitas ka, et nad juba töötavad alternatiivsete lahenduste kallal tarnete, ladustamise ja logistika jaoks. Lisaks oli venelaste rünnak suunatud ka Klo naftabaasile Kiievi oblasti Provari rajoonis. Ettevõtte avaldatud videos on näha, et rünnaku tagajärjel hävitati kütusemahutid. Lisaks Supermarket Ticketi Varus esindajad teatasid, et venelased ründasid Borõšpilis asuvat laoruumi, kus hoiti osa kaubavarudest. Tagajärgede hindamisega juba tegeletakse, kuid taaskord on see järjekordne sihtmärk – toiduladu. On ilmselge, et venelased sihivad teadlikult just neid laoruume, kus hoitakse kaupu, et Kiievis jääksid supermarketid tühjaks. Et tegelikult ei oleks võimalik tavalistes supermarketites toitu osta. Ja selle taustal ilmus meil New York Timesi artikkel, mida ma täna lugesin veel kord üle ja kui see mulle silma jäi, see on tõesti liigutav materjal ja seda lugedes saad aru, kellega me sõdime. Me sõdime metslastega, pesemata metsistunud venelastega, kes ise ei suuda rahulikult elada ja püüavad teiste elu halvemaks teha. Siin tsiteerin palju, selleks, et edasi anda kogu õhkkonda. New York Times kirjutab, tühjad riiulid poodides muutuvad ukrainlaste jaoks uueks probleemiks, mis on tekkinud Venemaa Föderatsiooni tegevuse tagajärjel. Sel nädalal oli Kiievi Silpo supermarketis võimatu tühja riiuleid varjata. Polnud ei odragruupi, tatart, quinoa ega riisi. Samuti nappis rohelist sibulat ja pakendatud salatilehti. Koriandrist oli alles vaid üksik närbunud punt, kirjeldab olukorda Ameerika väljaanne. Pealinna elanikud seisid silmitsi laia valiku põhitoiduainete puudusega. See juhtus Venemaa ballistiliste rakettide rünnakute tõttu kriitiliselt olulistele jaotuskeskustele. Tahtsin osta suhkrut, aga vaatasin, seda pole. Seal on terve osakond, mis on täiesti tühi. Ma ei läinudki sinna. Ma ei taha seda vaadata ega kurvaks muutuda, rääkis 67-aastane Nina Kiritšuk, kes tegi sisseoste Silpos. 5. augustil kirjutab väljaanne, et Vene raketid tabasid vähemalt 4 ühe ettevõtte ladu, mis tarnib kaupu supermarketitele. Rünnaku tagajärjel oli mitme jaeketi toiduainetega varustamine tõsiselt häiritud. Kõige enam andsid tagajärjed tunda pealinnas, kuid need mõjutasid ka teisi piirkondi, eriti Zaporižias. 20. augustil ründas Venemaa taas toidulaosid Kiievi lähedal. Rünnakud toimuvad üldise õhuvastasseisu teravnemise taustal.
Ukraina suurendab oma rünnakuid Venemaa Föderatsiooni territooriumil ja Moskva kasutab ära seda, et Ukraina õhutõrje nõrgeneb. Aastaid olid täis Ukraina supermarketid sümboliks sellest, kuidas riik püüdis säilitada tavapärast elu hoolimata Venemaa rünnakutest. Kuid viimase nädala jooksul on toiduketid tunnistanud, et nad seisavad silmitsi puudusega. Piimatoodete, liha ning värskete köögiviljade ja puuviljade varud on vähenenud. Ja nüüd New York Timesi andmetel oli ühes väikeses Kiievi poes alles vaid 6 pehmet avokaadot ning natuke sibulat ja küüslauku. Teises poes olid kadunud raamen, pabertaldrikud ja plastmassist söögiriistad. Või ole näinud mina see, kes hakkab nende tühjade riiulite pärast paanikasse sattuma, kirjutas sotsiaalmeedias Beauty Influencers, lisades, et ostis ühest poest viimased 4 pakki imikutoitu. Pärast seda, kui ta teisest poest midagi ei leidnud. Vene rünnakute tõttu kannatavad ka koduloomad. 56-aastane Svetlana Petritšuk muretseb, et ta ei saa osta kindla kaubamärgi toitu oma Yorkshire'i terrierile Lordile. Toidukettide esindajad väidavad, et suudavad varud täielikult täiendada 24 augustiks iseseisvuspäevaks. Ukraina sotsiaalmeedias naljatlevad inimesed NSV Liidu tagasituleku üle. Mõned eakamad ostjad mäletavad näljahädasid, mida Ukraina on oma ajaloo jooksul üle elanud. Ja varuvad konserve ning põhitoiduaineid nagu suhkur, makaronid ja jahu. Selline ongi New York Timesi artikkel. Ja väga tahaks loota, et sellised materjalid kuidagi mõjutavad lääne kogukonda, mis seni ei reageeri Ukraina õhu- ja raketitõrje tugevdamise osas. Kuigi me palume seda väga tungivalt. Samas ilmub kontrastiks ka teistsugust infot, mis mind samuti veidi üllatas, kui leebelt öelda. Ma saan aru, et see on meie partnerite jaoks täiesti loogiline tegevus enda kaitsmiseks, aga tahaks, et partnerid aitaksid Ukraina õhuruumi sulgemisel. Nimelt ilmus info selle kohta, et NATO luurelennuk jälgib olukorda Poola loode osas. Seda kinnitavad AirNow radari andmed. Kuid see ei ole ainus lennuk. Teenuse andmetel lendas Boeing E3A Sentry täna kell 8:30 välja Saksamaal asuvast Kailenkircheni lennubaasist. Ta tegi mitu ringi Poola linnade Gdanski ja Bydgoszczy vahel. Teenuse andmetel suundub samasse piirkonda USA luurelennuk Gulfstream EA-37B. Который начал полет в Греции. Kolmas lennuk, veel üks Boeing E3A, startis samast Saksamaa lennubaasist kell 9:30 ja suundub Balkani poole. Siin märgin, et need kõik 3 lennukid kuuluvad AWACS-süsteemi. Need on õhus asuvad radari jälgimise ja juhtimise punktid. Selliste lennukite peamine ülesanne on õhu sihtmärkide avastamine, tuvastamine ja jälgimine. Samuti edastab see saadud teabe NATO juhtimiskeskustele, hävitajatele või maismaa platvormidele. Ja muidugi on lennuki silmapaistvaks osaks just see radar, mis pöörleb üle kere. Selline radar suudab avastada liikuvaid sihtmärke ülimadalal kõrgusel. Tahaks loota, et kõik need lennukid aitavad Ukraina õhutõrjesüsteemil avastada kõik Vene sihtmärgid, mis lendavad Ukraina suunas. Aga probleem on selles, et kuna Patrioti rakette pole, siis ka ballistilisi rakette, isegi kui need avastatakse, pole lihtsalt millegagi alla tulistada. Ja see on tõesti probleem, arvestades, et Venemaa, nagu te näete, püüab täielikult hävitada just neid toidulaosid selleks, et ilmselt oleksid Kiievis supermarketid tühjad, tekiks paanika ja ma ei tea, võib-olla ühiskond hakkaks võimudele survet avaldama, võib-olla eesmärgiga sundida kapituleeruma. Ehk siis ma just ühes varasemas saates rääkisin sellest, et Putin läheb vabanki. Ta saab aru, et ta ise ei suuda seda sõda enam kaua pidada. Tema majandus ei pea vastu veel aastat, 2 või 3 sõda. Aasta võib-olla veel peab vastu, rohkem mitte. Seetõttu ta üritabki minna veebanki, lüüa kõige pihta, mis võimalik. Talle on juba täiesti ükskõik sõjaseadustest, kuigi ta pole neid kunagi järginud. Aga rünnakud energeetika vastu ei toiminud. Eelmistel talvedel ründas ta soojuselektriaamu, aga see ei toiminud. Nüüd on ta hakanud ründama objektiivselt juba toiduvarusid, ehk siis toiduainete vastu. Näitasin veel kord seda fotot saate alguses, mis lihtsalt murrab mu südame. See on ladu, kus hoiti arbuusid.
mis see on, mis ohustab Venemaad ja just selliseid ladusid Venemaa nüüd oma rakettidega ründabki. Seetõttu, sõbrad, on väga tõenäoline, et ööl vastu 21. augustit toimub korduv massiivne rünnak. Seetõttu minge kindlasti varjendisse ja ärge ignoreerige õhuhäire signaale. Siin panen 3 punkti. Telli kanal, kirjuta oma arvamus kommentaaridesse ja vajuta kellukesele, et mitte jääda ilma uutest videotest sellel YouTube'i kanalil. Sellega on kõik, hoolitse kindlasti enda eest, kõigile head aega!